kolleegi soovitusel väike video Hyundai Stariast. Väga selline futuristlik disain, et kui keegi on kursis rohkem Hyundai uute mudelitega, siis Hyundai toob oma uutes mudelites sisse sellist piksli motiivi. Ja kui vaadata selle auto tagumist otsa, siis näeb siin iseloomulikku sellist piksli vaadet, mida tuleb ka näiteks Ioniq 6-l. Sõiduk on 7-kohaline, 2,2 liitrine diiselmootor, 4x4 ja võimekuse osas, vähemalt minu testi osas, mingisugust puudujääki nagu ei ole. 2 pool uksed, elektriliselt avatavad, mõlemalt poolt, väga ülimugav reisijate osas. 2 kaptenitooli taga, päris taga siis 3 iste. Istmed on liigutatavad, küll aga on siinid esimestel istmetel ja tagumistel istmetel eraldi, ehk siis ei saa täies ulatuses tagumist istet liigutada. Juhi positsioon on ülimugav, istet saab igatpidi reguleerida, väga mõnus on istuda. Rooli asendi ja üldse sellise sõidu asendi saab väga lihtsasti paika, et see on nüüd iseloomulik kõikidele nendele viimastele Hyundaidele. Mis veel on nagu äge, ütleme selle suure bussi puhul on selline Hyundail on suunatule puhul kuvamine, peegli kuvamine esiarmatuuris, et sel bussil on ta suhteliselt selline üleval ja tegelikult sõites saab parema ülevaate kui peeglisse vaadates, et selles mõttes on okei. Multimeedia on suhteliselt selline tavaline, mis on kõikidel Hyundaidel, et sellel on siis paar lisafunktsiooni juures, et kuna taga on kaamera, siis saad ka tagumisi inimesi vaadata läbi kaamera ja ka rääkida nendega selliselt, et sinu hääl kostub taga kõlaritest. Käigukangi ei ole nagu paljudel tänapäeval, rohkelt igasuguseid panipaikseid juhi pool, keskkonsoolis, kõrvaliste pool, keskel suur sahtel, millel on põhimõtteliselt pool kartulikotti mahub sisse, et väga okei. Taustavalgus, mis on uutel Hyundaidel juba kõigil olemas, ka elektriautodel seda värvi ja kõike saab muuta. Mobiililaadimine, USB-pesad igal pool, nii taga reisijatel kui siis juhi positsioonil. Istmed selle konkreetsel on sellest heledast nahast ja ülimugav asi, mis on sellel istmel on siis see, et sa saad siit reguleerida kõrvalistu istet, et lastega näiteks sõitmisel väiksem laps istub kõrvalistuja koha peale, siis saab tema positsiooni nagu väga hästi paika panna ise, et ta peaks ise seda nagu tegema. Uste juhtimine on laest juhi poolt ja taga on siis ka kõikidel reisijatel võimalik seda ise juhtida. Seda on loomulikult võimalik igatpidi lukustada ja sättida. Nüüd teise rea istmed on samamoodi igatpidi reguleeritavad, et 4 istet, ehk siis esimene ja keskmine rida on siis ka nii-öelda soojendusega ja ventilatsiooniga, et on võimalik siis reguleerida nurka ja seljatuge ja lisaks on siis olemas ka võimalus reguleerida nii-öelda jalatuge nii ettepoole kui üles-alla, et kuidas parasjagu mugavust vaja on. Et sai proovitud, et põhimõtteliselt siin jääd magama, et ta on nii palju mugav. Tagaiste liigub pisut ka ettepoole, et taga jääb küll ruumi selline võib-olla meetri jagu, aga istme saab välja võtta, istme seljatuge saab kokku klappida ja tekitada endale nagu piisavalt ruumi. Tagaluuk käib lahti ülesse, et kui siia taha nüüd sisse vaadata, siis ta on pisut kõrgem seest salongi mõttes, kui ma olen teiste autodega sõitnud. Seljatuge saad kokku klappida, tõmbad nöörist ja läheb sul kokku. Siis tekib sul siia kaubaruumi ja selline paarimeetrine ruum on sees, et kui istmed välja võtta, siis või ka istmed ette lükata, siis mahub siia tõenäoliselt ära selline 140 või võib-olla isegi 160
madrats, et saab täitsa vabalt ka siin sees magada. Et muidu väga äge, et ei ütle ühtegi halba sõna sõiduomaduste peale või kohta, et teel püsib väga hästi, et ainukene suur miinus, mis sellel autol on tegelikult seotud mitte tema nii-öelda ergonoomikaga või muu asjaga, vaid sellega, et selle auto radar nii-öelda või siis andur on pandud esimese pampri päris alla osasse ja numbri alla ja ma olen seda pidanud siin lume või lörtsiga nagu pidevalt puhastama, et see on põhimõtteliselt kohe täis. Kummaline on see, et sellel autol ei ole elektri või automaatset vihmasensorit, kuigi muu stuff on kõik olemas. Kõik kliimad eraldi taha ja kõik muu on nagu olemas, et see on ainuke asi, mis on nagu siit puudu, kui sa oled sellega nagu harjunud. No, muidu väga, väga äge ja väga mugav ja mõnus sõita. Seisab väga hästi teel, tuul väga ei mõjuta, müra on väga väikene ja väga kihvt ja futuristlik disain, et tõenäoliselt see on 2 varianti, et kas meeldib või ei meeldi üldse.